Kallid külalised, enne kui jätkame tähtsa pressikonverentsiga, mis puudutab Tartu laulupidu ja enne kui saavad tähtsad inimesed sõna, laulupeo kunstiline juht ja lavastaja ja teised, enne tahaksin ma teiega, mina kui Adalbert Hugo Villiger-Roode jagada ühte mälestust esimesest laulupeost. Mäletate esimest laulupidu? Õige, just. Oli anno 1869. Mina istusin paha aimamata ja tegin järgmise pühapäeva jutlust, kui korraga koputus. Eestlastel on ju vanasõna, et õnnetus ei hüüa tulles. Tõepoolest, teinekord õnnetus koputab niimoodi. Ja sisse, tere päevast, armuline hingekarjane. See on tema, just, see on tema, see on Jansen. Ja, temal on niimoodi, ma ei saagi aru, kas ta on aupaklik ja tõsine või muigab auväärse hingekarjase üle. Kes on Jansen? Ma kohe ütlen teile. Mustlane. Just, Jansen on mustlane. Ja, teab kõike, teeb kõike. Ja, ostab, müüb, vahetab. No mitte sõna otseses mõttes, vaid tal on kogu aeg ideid. Mina seevastu tahaks, et ja konsistoorium ja aadelkond ühes minuga, et maa peal valitseks rahu. Ja meil, sakslastel, eestlastest, oleks rõõm selle üle. Aga muidugi, tema ta hoopis teistmoodi ja nii ta tuli sisse, eks. Teate, see Jansen saab täitsa kohe vahepeal marru. Jah, eks. Mis tema tuleb siis? Tuleb minu juurde. Niimoodi, täpselt niimoodi sirge seljaga, täpselt nagu isa kalpune, enesekindel. Sirutab mulle esimesena käe. No nagu ta alati teeb. Esimesena sirutab käe. Mats, võtaks siis vähemalt kübara maha, kui sisse tuleb. Mina sirutan talle sõrme otsad, nii nagu alati. Aga tema rabab terve käe, nii nagu alati, hakkab kohe raputama. Kõvasti raputama. Istuge, Jansen, istuge. Tema siis istub. Ja just nimelt nii istuski, pani jala üle teise jala. Vaatab mulle otsa, naeratab ja ütleb, aulik õpetaja härra, mul oleks teile pisukene palve. No ma saan kohe aru. Jälle on mingi Eesti supp tulele pandud ja mina pean otsima lusikad. No selge pilt, lasen kähku peast läbi, mis nimelt. Vanemuise seltsi perekonnaõhtu kuulutus kirikus maha öelda. Ei. Mõtlen, ja, põllumeeste seltsi näituse jaoks leerisaali kasutada. Ei. Eesti Aleksandri koolile toetuse kogumine. Ei, no need oleks
liiga lihtne, sellepärast on mind niimoodi auvääraks õpetajaks ja kõnetaks ja. No Janson on üldse imelik mees, teate, ta peale selle, et ta on selline ennast täis, ta tahab ju dirigeerida ka. Oi, kuidas taktikepiga niimoodi muud kui vehib ja ütleb, no Mihkel, sa laulad ju valesti. Siin on piiskandi soolo, mis sa pime põrutad bassiga ja kogu aeg muud kui niimoodi kammandab ja teeb ja ta kirjutab ise laule ka. Oi, kuidas kirjutab, tahate teada? Käsitöölise moodi. Võtab ilusad saksa viisid ja suursuksed saksa sõnad ja asendab sõna Saksamaa sõnaga Eestimaa. Vaat sedasi teeb tema laule. Jansen teeb niimoodi laule, ta ei oskagi ja laseb neid ära ka trükkida. Just, laseb kõik laulud ära trükkida, siis ta üks soomekeelne laul on ka. Muuseas, see on see mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui armas oled. No ja kirikulaule teeb ka. No hea küll, neid las teeb. Nende vastu pole mul midagi. Aga see, et ta tuleb mulle neid nina alla laulma. 5 salmi järjest kõik laulab alati ette ära. Ja kui on must päev, siis laulab kõik 7. No see ikka ei sobi. See ikka ei sobi kohe mitte üldse. Ja siis tema tuleb ja muudkui niimoodi tahab mulle kõik need ette kanda. Mis ei sobi, see ei sobi. Võtab siis istet ja küsib, mina ütlen, et tõesti. Jansen muidugi jätkab, tema on ju nagu mustlane saterpuues. Nagu kisk ja hunt lambanaas. Istub ja kavalalt vaatab mind ja ütleb, armulik õpetaja härra, meil oleks laulupidu tarvis. Mul viis seest jõnks läbi. Laulupidu. See on ju nimelt minu suur unistus olnud. Ja juba sellest saadik, kui ma enda kätte sain selle Harteni laulukoori juhtimise. Ja Harteni laulu. Eesti üks suurimaid ja esimesi laulukoore üldse. Muuseas, asutatud 1835. aastal. Ja Kaarma kihelkonnas. Koguduses ja Saaremaal. Tema siis muudkui tahab, et midagi võiks teha ja niimoodi muudkui siis küsib minu käest. Ja mina ütlesin talle, Jansen, rahu, hakkame otsast peale. Ja siis tema teeb mulle teatavaks niimoodi, täpselt samamoodi, midagi ei muuta, et armas õpetaja härra, kui teie tuleksite meie laulupeo juhiks, siis läheks meil kõik nagu lepasareega. Ma taganes ja ütlesin, vaada retro saadanas. Aga õnneks ma ei öelnud mitte midagi, vaid ma sisemonoloog oli see. Ma mõtlesin, rahu, Adarpärtikene, kõik on hästi. Üks Villiga Roode ja pealegi pastor, ühte Jansenit küll ei karda. Mis tuleb siin, Jansen tuleb siin. Aga tema muudkui jätkab, et teate, just nimelt, et vaat, mul on siin kõik juba kirjas. Mul on siin 4, pistab mulle paberi pihku. Kõik kuupäevad peale ja vaatan, et ongi ära märgitud niimoodi. Ja siis muudkui räägib edasi mulle, stopp, mina nüüd jätkan edasi. Ja siis ma räägin, oletame, Jansen, oletame, teie tahate, et laulupidu pidada ja mina oleksin seal. Oletame, kui tõepoolest, oletame, et ma võtan selle teie salakavale pakkumise vastu ja asun lauluvankri eesotsa. Et ma hakkan vedama seda. Aga ma ütlen teile, Jansen, et teil kukub see laulupidu juba enne algust suure pauguga läbi. Sest teie tahate pidada laulupidu kõige kibedamal heinakuul. Mõelge ise, kuidas eestlane jätab siis heinamaale vikati, võtab hobuse ja vankri ja sõidab teisi ilma otsa kõõrutama. Ei lähe see mitte niimoodi. Aga siis Jansen pistab mulle teise paberi pihku ja ütleb, aga minul on juba 47 laulukoori, oma laulukoori ja 4 puhkpilli orkestrit oma tuleku kohta kindla lubaduse andnud. Vaatan paberit, ongi kõik, allkirjad on alla pandud, kõik on olemas. No jah, see vaata kust. Ja siis ma mõtlen, et olgu. Härra Jansen, ma võtan teie pakkumise ainult sel tingimusel vastu, kui mina, kui pidukomitee juht, ja võin selle kogu laulupeo visiooni ise välja mõelda, sest siis on meie missioon hästi paigas, hästi tagatud ja väärtused paigas. Ja tema ütles, nõus, mis need oleksid, härra Villiga Roode. Ja mina mõtlen, mõtlen nüüd hoolega, Adalbertikene, kuidas nüüd seda kogu seda
rahvamassi, kuidas seda suure hiilgusega torpati linna nüüd päästa. Ja ütlen. Esiteks, laulupidu ei toimu Tombergil, vaid teisel pool jõge. Ja mingi kindel koht. Ise mõtlen, et vähemalt kesklinn jääb siis puutumata, kui minna läheb möllukseks. Teiseks, Jakobson ei tule laulupidule. Nõus, ütleb Jansen, ja lööb veel rohkem sarama. Mis veel? Kolmandaks, naised ei tohi laulu peal olla. Ja sellepärast, et vaadake, naised võtavad lapsed kaasa. No kuhu sa need lapsed ikka jätad, eks? No siis on terve maailm isakära täis, ei saa laulu õieti kuulatagi. No ja kui mehed lähevad oma vahel mattima, mis siis saab? Naised lähevad vahele, saavad oma osa. Naisi tuleb perevägivalla eest kaitsta. No jaa, aga hakkab Jansen venitama. Aga naised on ju ka ikkagi inimesed ja võiksid ikka meestega ikka võrdväärsed olla ja neil on kõik segakooride laulude noodid on juba kõik selgeks õpitud. Teete uued seaded, ütlen mina. Olen enda üle ka päris uhke tegelikult, et ma nii julgelt kohe. Ja lepime kokku, et peaproov toimub suletud uste taga, ütlen ma väga kindlalt. Ma annan selleks oma Maarja kiriku ja Jumal hoidku. Kui kokku laulmine peaks ebaõnnestuma, siis teete perekonna õhtu. Vaat see lõi Janseni täitsa perest ära. Kui ikka eestlane jätab Halja leinamaale, jätab selle vigati ja tuleb kogu loomadega, tuleb ikka linna piole, siis ta perekonna õhtuga ei lepi. Ja siis Jansen küsis vaikselt, aga öelge, kas me sellise ühe pildi võiksime laulupeest teha, sellise daguerreotüübi. Või kui ei saa ikka, siis võiks teha söejoonistuse. Ei tee ühti, demonteerin mina. Ja kui siis järgmisel laulupeol. Millal see on? Vaatab Jansen mind kui poole meelselt. 10 aasta pärast. Jah. Enne Türgi sõda selle pärast ei saa. Ja siis pärast seda oligi väga lihtne. Jansen ehmus ikka päris ära kohe. Ja siis ta küsis, et kas naised ikka, millal siis naised ja lapsed võivad ka laulda. Mõtlesin pikka aega, kui ütlesin ka kohe, et naised segakoorides 4. naistekoorides 6. ja lapsed lastekoorides 7. laulupeol. See võttis Jansen ikka päris kohe näost ära ja muidugi. Aga mõelge ise, mis siis oleks saanud? Kui ma oleks tõesti seal Tombergil selle laulupea pidanud. Tulevad sinna Tomemäele need kõik rahvad kokku, eks ole. Mis seal toimub? Esiteks, mida matsimees teeb? Mis ta teeb kõigepealt? Matsimees läheb kõigepealt. Ostab soru viina, korvi õlut. Eestlastel on ju kombeks, et kuidas sa kuiva suuga pidu ikka pead, eks. Tuleb ikka. Ja mis edasi läheb siis? Valatakse need viinad ja õlled kõik endale makku, hakatakse laulma, nii nagu eestlaste viis ikka, eks ole, kõva häälega, aga kaua sa päikse käes laulad? Suu hakkab kuivama. Ja mis Eesti mees teeb? Mis ta teeb? Läheb ja toob uued õlled. Ja siis ongi see tüli majas. Läheb kakluseks ja siis tuleb muidugi politsei. Tegelikult enne seda veel tekib, kuidas ma teile ütlen nüüd, nii meie mõistes, et tekib palju selliseid väikseid erakondi, kes alguses 11 suuga teotavad, pärast rusikatega kolgivad. Ja siis tuleb alles politsei. Ja politsei viib need pokri ja ongi kõik kogu teie laulupidu. Aga Jansen siis oli täiesti tõsine. Tema kuulas ikka mind väga põhjalikult. Ja ma ütlesin Jansenile, et tegelikult Jansenit soppis minule, et see on muidugi ka kõige olulisem. Ta küsib minu käest, öelge, õpetaja härra, peaaegu pooleldi nuttes, kas meie esimene Eesti laulupidu läheb ka korda? Mina ütlesin talle nii, nagu mina seda oma vaimusilmas nägin. Jah! Just! Õige, härra. Mina ütlesin ka talle niimoodi. Ja vaid siis ma kuulsin tema suust esimest ja viimast korda just selle samase lause, mis mulle tema juures kõige rohkem meeldis, aga mida ta mitte kunagi enam ei öelnud. Ta ütles, teate, lugupeetud pastori härra, mina kohe kardan teid. Laulupidu läks meil muidugi korda. Oi, see oli suurepärane. Me sammusime esireas Janseniga. Mina olin muidugi laulupeo juht, tema oli minu abiline. Ja me sammusime ees. Jansen pigistas mu kätte, ütles, näete hingekarjane.
suguvend sai suguvenda aidata ja nüüd me sammume siin kõige ees. 16 000 eestlast slepis. Ma ei öelnud talle midagi, pigistasin lihtsalt kätt vastu, sest mina olin eelmisel õhtul Maarja kirikus 900 kainet Eesti meest laulma ja mängima pannud. Ma tõstsin käe üles, et juhatada mu isamaa, munjar. Siis ma kuulsin, ma nägin tulevikku. Ja, ma justkui läbi udu kuulsin paljude kooride helisid. See oli Janseni enda tütre luuletus võib-olla. Mu isamaa on minu arm, kõlas laul. Ja siis ma nägin, ma sain aru, et sellel rahval, kuhu minu esiisa Kambja Köster, Ignatsi Jaaku kord kuulus, sellel rahval on tulevikku. Ja sellel rahval on suur tulevik. Ja et kas või 150 aasta pärast saame kokku Maarja kirikus. Ja kõige kibedamal heina ajal ja laulame seal. Just, sest eestlasele on laul pidu. Aamen. Väike sissejuhatus, kuidas see nüüd oli. Täpselt faktid võib-olla kõik ei olnud nii paigas. Olid küll. 1835 oli just seal kaarn. Ja, aga nüüd ma palun, läheme edasi hoopis tänapäevaga ja sõna on Riho Lepojal. Kunstiline juht, teeme suured aplausid. Ma arvan, et aplausil on ära teeninud hoopis pastor Villigeroode. Ma usun, et me kohtume temaga veel ülehomme Maarja kirikus. Kindlasti. On see nii? Kindlasti. Me võib-olla kohtume täna ka korraks, aga kindlasti kohtume ülehomme 1. juunil. Aga kui te lubate, siis tagasihoidlikult osaleksin teie pressikonverentsil. Jaa, olge lahti. Aitäh! Head kohalviibijad, kõigepealt ma tahan teid kõiki tervitada siin Tartu linna ühes kaunimas asutuses, paigas Tartu Laulupeo muuseumis. Ja ma arvan, et see on kõige õigem koht taolise pressikonverentsi ja ka muude järgnevate sündmuste läbiviimiseks. Tagasiulatuvalt tahaksin tänada lauljat Karmen Puisi ja tema suurepärast kontsertmeistrit Jaanika Rand-Sirpi, kes esitasid meile Niina Härma kõige kaunima soololaulu Kui sa tuleb, too mul lilli, aga me kuuleme neid veel. Ma tahaksin kõigepealt tutvustada teile veel minu ka ühe laua taga istujaid. Siin on härra Urmas Klaas, Tartu linnapea, Tartu Laulupeo peakomisjoni esimees. Sirje Endre, Niina Härma juubelialbumit välja andnud kirjastuse Seis juht. Siis Joona Toivanen, Maarja kiriku õpetaja. Kristiina Tael, Tartu Laulupeo muuseumi kuraator, jah, vaata see tuleb meeldegi. Siin on Alo Põldmäe, helilooja ja Eesti Rahvusliku Klaverimuuseumi juhataja. Margus Kasemaa, dirigent, 10. rahvusvahelise puhkpillifestivali Mürtsupill kunstiline juht ja ühtlasi ka Tartu Laulupeo puhkpilli valdkonna liigijuht. Need inimesed on siin kõik need, kes siis tänu kellele see laulupidu toimub, tänu kellele toimuvad need laulupeo eel olevad üritused ja taolised üritused on alati Eesti laulupidudel olnud ja ilma nendeta jääks nagu midagi puudu. Nüüd Tartu laulupidu seekord on siis eriline, iga laulupidu on ju eriline, aga minu arust see Niina Härma teema teeb ta eriti eriliseks. Ja Niina Härma teema tema 150. juubeli puhul ei ole näha ainult laulupeol.
seda näeme kohe varsti, kes ei ole veel näinud, selja taga seal Virnas on väga-väga uhke album, mis on välja antud ka selle laulupeo puhul. Miina Härma teema on sees 5. juunil, kui Miina Härma Gümnaasiumi segakoor, Eesti Muusikaõpetajate Sümfooniaorkester, solistid esitavad Miina Härma laulumängu Muruheide tütar. See on ju tegelikult esimene Eesti helilooja ooperi katsetus. Me ei nimeta teda muidugi ooperiks, aga soovitan vaatama minna, see on üllatavalt heal tasemel oma aja kohta. Ja võib-olla mõni saab esimest korda teada, et Miina Härma kirjutas ka teose, kus kasutab sümfooniaorkestrit. Nii et see Miina Härma teema on minu arust selle Tartu laulupeo juhtteema. Kui mul natuke lubatakse veel rääkida, siis see enne ja nüüd teema tuli teisele. Enne ja nüüd. Ma mäletan, kui 80-ndatel kusagil Tartu noortekoor marssis laulupeo rongkäigus Tallinnas ja millegipärast kujutage ette, et see enne ja nüüd on marsilaul. Absoluutselt mitte. Aga see oli Tallinna laulupeol meie lemmiklauluks. Lihtsalt sai mõned aeglustused ära jätta ja see laul läks ja isegi lauldi rütmist välja, isegi oli neid aeglustusi, rittenuutosid, aga kuidagi oli see tahtmine, et see laul läheb. Ja sellest ajast peale on see enne ja nüüd laul mind alati kummitanud. Ta ei ole kõige tuntum Miina Härma laul, aga temas on midagi erilist. Ja seal on mitu osa, üks osa lõpeb ärgake taaralasta taim, ärkamise aeg, eks ole. Aga teine osa on siis elage. No mida veel paremat on, kui me oleme paremat tahta, tulebki elada, eks ole. Ja see laulupidu on ka niisugune, mis on oma olemuselt ikkagi niisugune rõõmus, elujaatav, positiivne, samas, eks ole, alustame minevikust. Ja seetõttu see aegade side enne ja nüüd, ma olen enne ka öelnud, et see kuidagi kattub ka Tallinnas toimuva üldlaulupeo temaatikaga puudutuse aeg. Enne ja nüüd on ka ju omamoodi ajapuudutus. Nii et mul on hea meel, et laulupeo ettevalmistus on jõudnud nii kaugele, et võime organiseerijatega ja kunstilise toimkonna liikmetega, dirigentidega kuidagi juba öösiti päris rahulikult magada võib-olla mõne tööd enne pidu veel, sest ettevalmistus on tehtud. Repertuaar sai muidugi ammu juba välja jagatud, välja valitud ja selleks olid mul abis liikide juhid, me nimetame kõik laulupeol juhatajad, dirigendid on üldjuhid, aga mõned olid nagu suuremad abilised ja aitasid selle kava kokku panna. Kes seda kava vaatab, on bukletid ka saadaval siin, siis võib-olla vaatab, et Härma laule nagu nii palju ei olegi. Ma mõtlesin algusest peale seda, et selle Härma laulude rohkusega nagu ei tohi üle pingutada ja palusin dirigentidel igasse kooriliiki, naiskoor, meeskoor, segakoor võtta kavasse ühe laulu Miina Härma. Ja lisaks sellele siis 2 ühendkoori laulu. Üks on mõistagi siis enne ja nüüd ja teine on siis lõpus tuljak. Kava iseloomustamise juures ütleksin veel nii, et sellel aastal on suur osa laulupeol osalejatest on puhkpilliorkestreid
ligi 1000 mängijat või 900 millegagi mängijat on laval. Et see on niisugune omamoodi nagu eripära, alati niisugust puhkpilliväge meil väljas ei ole. Ja see on, sellest võib-olla räägib pärast siis Margus Kasemaa ise. Ja olen palunud esinema veel 3 meesansamblit. Üks meesansambel, Eesti Maaülikooli meesansambel, Maaülikooli meeskoori ansambel Emma esitab just ühe laulu esimese Eesti üldlaulupeo kavast. Aga teised ansamblid, Noorkuu ja Urgaks Kamm, käsitlevad Miina Härma teemat natukene kaasaegsamas võtmes ja seda siis kuulete laulupeol, mismoodi see välja näeb. Nii et ma olen siin mõttele jõudnud, et kas tohib ühte vana asja ka uuendada, miks mitte. Juba Ferenc Listi aegadest on teada, et ta kasutas väga paljude eelnevate heliloojate teosed ja tegi neid omamoodi. Ja siin on ka niisugust käsitlust siis näha. Ühele Miina Härma laulule on tellitud sümfooniaorkestri saade, mida varem pole olnud. See on siis lõpukoor kantaadist Kalev ja Linda. Nii et kava, mõnes mõttes on see laulupeo kava ikkagi niisugune traditsiooniline ja on võrreldav ka nüüd suure peoga. Siin on samamoodi kooriliigid ja laulupeo ülesehitus võib-olla väga palju ei erinegi. Ja kohe kunagi räägiti sellest, kas Tartu laulupidu on Tallinna laulupeo pealkloov. No jah, osad laulud tõepoolest kattuvad, aga nad ei kattu mitte üks-üheselt. Mõni laul on hoopis teises kontekstis. Näiteks Enne ja nüüd, mina näiteks selle laulukava võtmisel, ma ei teadnudki, et Tallinnas ka see kavas on. Kuigi ta oli juba kuskil kirjas, aga sel momendil ma ei mõelnud, me ei olnud veel seda laulikut lahti löönud ja ei teadnud seda. Näiteks Ehala laul inimlikkusest, mida lauldakse Tartus ühendkooride poolt. Lastekooriga ma ei tegele ja ma ei olnudki kursis, et see on Tallinnas lastekooride kavas. Et niisugused kokkulangevused ei ole nagu omavahel üks-üheselt võrreldavad. Ja taolist on veel. Tallinnas lauldakse tuljakut ja meie laulame sellest sõltumatult tuljakut, aga hoopis teistmoodi. Meil on siis elav puhkpilliorkester, kes mängib seda saatepartiid ja kaasame siis ka tantsijad, nii et see on niisugune tuljaku laul ja tants ja pillimäng kõik koos. Ja loomulikult need laulupidusid raamistavad laulud, need on ikka ju samad, nii siin kui seal või mõnes teises maakonnas. Nii et selles mõttes ei ole nagu kokkulangevus selles mõttes, et vaatame Tallinna kava, võtame ette ja loeme sealt, võtame sealt selle ka. Mitte. See on nagu kontseptsiooni küsimus praegu. Ja üleüldse võib-olla ei olegi kohane niisugune võrdlus, et me võrdleme ennast Tallinna laulupeoga, aga ma sellepärast räägin sellel teemal, et minu käest on seda küsitud ja siis sellepärast olen hakanud mõtlema selle võrdlusele. Tegelikult Eesti laulupidusid saab võrrelda ainult Läti ja Leedu laulupidudega, sest need on koos kantud UNESCO maailma pärandi nimekirja. Teised laulupäevad on hoopis midagi muu teema. Aga kõik asjad maailmas on ju võrreldavad, selles mõttes ikka tekib inimestel niisugune küsimus. Nüüd võib-olla ka see, mis toimub laulupeo ümber, ma ütlen, et see, mis järgneb nüüd sellele osale siin majas, Miina Härma album, see on minu jaoks üks kõige armsamaid asju selle laulupeo eel.
ma ei ole seda ainult korra kaane võtsin lahti, vaatasin, ma ei ole seda ju näinud veel. aga üldiselt tahan kiita ja tänada Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumit. tänan siin ka direktor Tanel Veeremaa ja albumi üks koostajatest Ene Kuljus, teine koostaja Risto Leiste ei saanud siia tulla, aga kuuldavasti on 4. juunil selle albumi esitlus ka Tallinnas. Ja Sirje Endre, kirjastuse juht, see koostöö oli küllalt pingeline selles mõttes, et kogu aeg oli midagi, küsimusi ja parandamisi ja soovitusi aga ma olen õudselt, paha sõna, väga-väga tänulik kõigile, sest albumi olete ju koostanud ikkagi teie. Meie oleme nagu tellijad, aga ka natukene kaasarääkijad. Ja siin on ka, ma näen, saalis on Talli Ilvik, kes on ka kaasautor, siis on siin Katrin Puur, kes Segakooride Liidu poolt on sinna mitmeid asju kirja pannud. Nii et kõik on hästi toredad inimesed ja palju kaasa aidanud, aga selle teema räägitakse pärast pikemalt. Nii et see asi ja siis laulupeo eelkontserdid, etendused. Esmaspäeval on siis kontsert Jaani kirikus, kus Eller sümfoniett ja Elleri kontsertkoor esitavad siis Tõnu Kõrvitsa ja Arvo Pärdi loomingut ja soovitan kõikidel külastada seda kontserti. 3. juunil on Alo Retsingu autorikontsert. See on selle poolest võib-olla, see idee tekkis mul tegelikult poole pealt, kui alguses seda mõtet nagu ei olnud. Oli natuke teistmoodi idee ja järsku mulle nagu tuli niisugune äkki idee, et aga Alo Ritsing, et kõik teavad Alo Ritsingut kui meeskoori dirigenti, nagunii kui dirigenti, aga kui meeskoori heliloojat. Naiskoori laule on ka tal muidugi mitmeid, aga segakoori laulud on siiski väga vähe lauldud. Ja nüüd on siis võimalik kuulata neid segakoori laule, mis on ülekaalus sellel kontserdil, sest esineb 3 segakoori. Üks küll, nad ei ole mitte segakoori nime all, aga ma mõtlen, et niisugust laululiik, segakoor. Ja see on sellel kontserdil, seda salvestab ka Klassikaraadio, nii et jälle niisugune huvitav kontsert. Ja 4. puhkpillimuusika kontsert, Margus Kasemaa kunstiline juht, Vanemuise kontserdimajas Kaasani riikliku konservatooriumi puhkpilliorkester Venemaalt või Tatarimaalt, kuidas me ütleme. Ja Margus Kasemaa enda orkester, puhkpilliorkester Tartu, suurepärane kontsert tulemas. Murveide tütar, väga eriline asi. Ja mul on endal ka hea meel, et oma tütar, kes 10 aastat tagasi kooliõpilasena laulis seal peaosa, Haldjas Hilja osa, et nüüd ta Rahvusooper Estonia kooriartistina siis juba palju küpsema lauljana esitab sama osa taas. Teised osatäitjad on küll muutunud, aga on ka Miina-Härma gümnaasiumi vilistlased ja on praegused Vanemuise ooperisolistid Rasmus Kull ja Simo Preeder. Ja 2 solisti on Miina-Härma kooli õpilased. Nii et hästi huvitav etendus tõotab tulema. Ja Lauri Sirp on kunstiline juht, võib-olla siis, ma ei ütleks, et kõige tähtsamal, aga ütleme sellel laulupeo eelkontserdil, kus tuleb ettekandele Tobiase kantaat Johannes Damaskusest, Kreegi kantaat Kalevipoeg Nõiakoopas, mõlemad väga harva esitatavad teosed ja laval on siis Vanemuise sümfooniaorkester, ooperikoor, Tartu noortekoor,
Ülikooli Akadeemia naiskoor, Tartu Akadeemiline meeskoor, nii et ja Ülikooli kammerkoor, nii et väga palju lauljaid, nagu te aru saate. Ja kõik tunnustatud solistid, Karmen Puis, Pirjo Püvi, Märt Jakobson, Atlan Karp, Simo Brede, Reigo Tamm on siis ka laulmas. Nii et seal on palju huvitavaid teoseid, see on veel Eesti Heliloojate Festivaliga ühiskontsert. Eesti Heliloojate Festivali poolt on siis see nüüd pool, kui me ka sinna üle kannaksime selle laulupeo mõtte enne ja nüüd. Ja Mart Siimerilt üks esiettekanne ja siis nagu natukese väikese erandina üks Jaapani helilooja Shikako Morishita, võib-olla ma hääldan valesti, ka üks esiettekanne. Panemuise sümfooniaorkestrile ja teatrile suur tänu. Orkester esineb laulupeol ja ka selle kontserdil täiesti tasuta ja on Panemuise teater selles mõttes meile hea koostööpartner. Nii nagu paljud teised ei jõua kõiki üles lugeda. Nii et laulupidu võib alata. Viimane peakomisjoni koosolek kinnitas seda, et kõik on valmis või saab valmis, veel ei ole võib-olla kõik valmis, aga viimasel hetkel saab alati kõik valmis. Et seda ma võin kinnitada praegu. Et minult niisugune sissejuhatus, kas on küsimusi minule või soovib minu kõrvalistujatest keegi sõna? Võib-olla ma oleks pidanud esimese sõna linnapea Urmas Klaasile. Kas tohib paluda laulupeo teemat? Head koosolijad, täna on Tartus ajalooline päev. Lõunapaiku mul oli au kohtuda Preili Hermanniga, siis Jaan Tõnissoniga, Peeter Põlluga ja nüüd Adalbert Hugo Pilli-Kerodega. See on harukordne päev, aga see on kõik puhas tõsi, mis ma räägin, sellepärast, et Ene Tandberg võib kinnitada ja Jaan Muna samamoodi. Me olime Miina Härma gümnaasiumis uue nurgakivi silindri täitmise üritusel või sellisel, no õigemini ikkagi tänase Härma gümnaasiumi hoone nurgakivi paneku 100. aastapäeval koos kõik ja mõtleme selle peale, et see nii tähtsat rolli meie ajaloos mänginud kool ja täna väga tähtis kool areneb kiiresti ja tal on omad ka ruumivajadused ja kõik need omaaegselt alusepanijad olid seal koos. Nii et ma usun, et see on ka hea algus tänasele päevale, kui üleüldse meie Tartu laulupeo nädalale või laulupeo ajale. Laulupidude rollist me kõik teame ja kindlasti Jiri Endre räägib seoses Miina Härma juubelialbumi väljaandmise sellest ka lähemalt. Aga laulupeo peakomisjoni istungite või koosolekute järel on mul hea kindel tunne, et kõik toimub, nagu peab toimuma. Me isegi oleme nii täpseks läinud seal, ma ei tea, kas see on hea või halb, et lisaks repertuaarile ja sellisele kunstilisele poolele viimane kord isegi me rääkisime, kui suured on supiportsud ja kes jäätist toob ja millal jäätist antakse lastele ja nii et kõik te näete isegi detailideni on miindud, nii et ma ei tea, kas see räägib meie kui peokomisjoni ebakompetentsusest, et me tahame kõike kontrollida täpselt teada või räägib see meie hoolivusest, ma arvan, see räägib sellest viimasest ikkagi. Nii et töö käib ja ettevalmistused käivad ja ma usun, et pidu
tuleb kõigi nende juubelite vääriline, tuleb Eesti vääriline, tuleb Tartu vääriline ja rõhutame ikka ja jälle Tartu erilist rolli meie Eesti laulupidude ajaloos ja tema erilist rolli ka tänasel päeval. Nii et Taninaga võib võrrelda küll, ma selle võrdlusega ei maksa liiale minna. See ei olnud kriitika. Ja. Nii et aitäh kõigile. Ma tahtsin enne, kui annaksin sõna järgmistele inimestele, suure tänu öelda Miina Härma gümnaasiumile. Ise, kus ma olen sealt 20 aastat ise töötanud ja sellepärast ka see Miina Härma teema mulle südamelähedane. Ja siin ma näen siis direktor Ene Tannbergi praegu ja seal on üks tore inimene on veel Helgi Rootslane, raamatukogu hoidja või juhataja ja temalt ma sain väga palju abi ja materjali, kui ma ka väikese jupikese sinna albumi lõpu otsa kirjutasin Miina Härma gümnaasiumi muusikaelust. Aga sellepärast ka veel suur tänu Miina Härma gümnaasiumile, et tema oli nõus lubama oma õpilastel kibedal kooli lõpu ajal, eksamite ajal etendada Muruheide tütart, ega õpilased näevad sellega praegu väga palju ka vaeva, aga mul on niisugune tunne, et nüüd on hoog sisse saanud ja lavastus hakkab jõudma valmis. Aga see päris valmis saab ka alles täitsa lõpus kindlasti. Nii et Miina Härma gümnaasiumile suur tänu. Siia meiega liitus ka Astrid Allik, kes on Tartu laulupeo lavastaja, ole hea, üks tool võib-olla saab talle tulla ka siia meie juurde. Aga praegu võib-olla Joona Toivonen, Maarja kiriku õpetaja, võib-olla ütleb mõne sõna. Meie otsustasime ühel koosolekul niimoodi, see peakomisjonis, see oli linnapeal oli esimene kord vist seal koosolekul olla, et me tõstame selle laulupeoga Maarja kirikut teistest võib-olla rohkem esile, sest nagu juba härra Villige Roode ütles, et 800 meest laulsid seal kinniste uste taga ja õppisid kõik laulud selgelt. 900 meest ja täiesti kained mehed. Vaat nii. Nii et see kirik väärib taastamist ja tehkem kõik selleks, et see kirik kunagi valmis saab. Millal ta saab, raske öelda, aga võib-olla Villige Roode ettenägelikkus ütleb selle ka ära, millal valmis saab. Lähiajal kindlasti lähiajal, aga see lähiaeg võib venida 10 aasta peale. Aga Joona Toivonen, palun mõned sõnad siis. Tere kõigile, mina olen Joona Toivonen, Tartu Maarja koguduse vaimulik ja eelkõige ma tahaksin tänada Rihot, kes on meid kaasanud algusest peale selle laulupeo ettevalmistuse protsessiga ja tänan ka linnapead ja kõiki teisi, kes olete meid vastu võtnud ja lubanud meil selles protsessis osaleda ja olete ka meid nii hästi toetanud. Et meil on suur au, et see avajumala teenistus võib olla nüüd tuleval pühapäeval meie vanas kirikus, mis on tõepoolest selline, nagu Villige Roode siin ütles, väga tähtis koht Eesti rahvusluse ja iseseisvuse jaoks. Et suur tänu teile kõikidele. Tartu laulupeo lavastaja Astrid Allik, saage tuttavaks. Kas sa ütled meile oma sõna? Ma vabandan oma hilinemise pärast. Ma olin lauluväljakul, mul käis parasjagu sõjaline manööver, sest me harjutasime kooride peale ja mahaminekut. Me olime vabatahtlikutega praegult lauluväljakul läbi tegemas seda osa siis. Vabandus vastu võetud. Kena. Ja omalt poolt tahan lihtsalt öelda, et kõik pealtvaatajad saavad kindlasti väga huvitava elamuse osaliseks, sest me sellel peol ei taha küll rääkida niivõrd sõnaliselt
Miina Härma muusikalisest tegevusest lavastusliku poole pealt, vaid just sellest, milline oli Miina Härma inimesena. Praeguses mõistes oleks ta siis meil kaasaegsesse keelde pandes kodanikuühiskonna eestvedaja oleks tema olnud. Ja sellepärast on väga Miina Härmalik ka see, et iga inimene, kes ostab Tartu Laulupeo pileti, toetab Maarja kirikut, sest Miina Härma oli vana loteriide korraldaja, kõigi annetuste koguja, et see on väga Miina Härmalik. Et räägime sellest, kuidas Miina Härma lastesse suhtus, kuidas ta üles kasvatas oma õdede lapsi ja puudutame ka seda teemat, kuidas Miina Härma Villi Keroode juures, kui esimest laulupidu tehti, ka proovidel kaasas käis. Nii et pildis saate te siis näha seda, kuidas noor Miina liigub kaasaegses Tartu linnas. On võib-olla märgilise tähtsusega see, et Miina Härmale, 30-aastasele Miina Härmale väga sarnane tüdruku leidsime me Kõrvekülast. See on Kõrveküla põhikooli 8. klassi tüdruk, Anett Raudla, kes siis Grimeeria ja Vanemuise kostüümi kaudu materialiseerub Miinana. Nii et mõningasi pilte olete näinud juba Postimehes, aga peamine on siis kõik näha ekraanil. Kontserdi teisel poolel, tahan ütelda lihtsalt seda, kontserdi teisel poolel ka uuenduslik asi, naiskorid, meeskorid ja segakorid lavalt ei lahku. Pannakse korraga peale. Ja. See on oluline sellepärast, et ka koorilaulja saaks täies mahus osa meie peost. Mitte ei peaks vahepeal otsima kohta, kus ta peaks nagu hakkama peale tulema või maha minema sellelt lavalt. Selle võrra siis koorilaulja saab kohe lavale minna ja kava teises pooles. Ja kaasa plaksutada ja kaasa elada ja olla osaline täiel rinnal. Tulge Tartu Laulupeole. Rahvusvahelise puhkpillifestivali Mürtsupill korraldaja ja kunstiline juht Markus Kasem. Palun mõned sõnad. Tervist kõigile ja ma väga tänan kõigepealt Riho, teid kõiki. Siin on räägitud niivõrd hästi ja pole vist juhuslik, et just täna teeme tutvust nii suure inimese elulooga ja näeme niivõrd ilusat raamatut, kui see on Miina Härmast. Orkestritega on selline lugu, et aeg-ajalt sammuvad nad oma rida ja aeg-ajalt mõnest asjast saavad pisut teisiti aru, aga üks on selge. Laulupeole tulevad nad alati ja seda pidu nad alati ootavad. Ja mulle tundub, et seekord ootavad nad seda väga. Ja mulle tundub, et seekord toimub nii mõndagi sellist, mis annab edaspidiseks tunde, et orkestrid on ja jäävad laulupeo osasse. Nüüd festivalist nii palju, et aega on läinud ja 10. korda on see festival selle nime all. Tõsi, nagu te kuulsite, et esimesel laulupeol olid pillimehed olemas ja olen hästi õnnelik uhke selle üle, et mul on arhiivis dokumente selle kohta, et ka esimene ülevabariiklik puhkpillipäev oli just nimelt Tartu laululaval palju aastaid tagasi. Ja nüüd on siis tõesti 10. korda see festival Mürtsupilli nime all ja ise ka veel päris ei usu, et siia tulevad nii orkestrid. Aga võib-olla kõige tähtsam on see, et laulukaarele tuleb meie õpilaste orkester ja ma usun, et ka meie külalistel saab olema päris põnev. Vaevalt, et meie külalised Tataristanist, Usbekimaalt, Tšehhimaalt on nii väga ennem olnud ühel laulupeal. Tõsi, Läti orkestrite seas on Sigult orkester, kes oli Tartu laulupeal siis, kui orkestrite ees seisid Ilmar Lääne ja Aadu Regi ja Ando Rannu.
Nüüd avakontserdist nii palju, et mina olen väga õnnelik, samas väga äreval, et mängida nii orkestriga koos ühel laval ei ole mitte lihtne. Ja kui teil on võimalik tulge kuulama, nende kavas on näiteks Nikolai Rimski-Korsakovi tromboonikontsert, Giuseppe Verdi avamäng Nabucco ja mitmed teised huvitavad teosed. Meie kavas, kuna on tegemist Eesti lipu päevaga, siis me alustame major Arvimido marsiga Eesti lipu marss ja seejärel Eduard Tamme avamäng Kalevi linna. Ma mõtlesin niimoodi, et kuna tegemist sellise päevaga ja et siis peaks esitama selliste suurte Eesti helilootajate teoseid, nagu seda Raimond Kull ja Eduard Tamm. Ja nõndaviisi me siis seda teemegi. Nüüd laulupeo juurde tagasi. Meil on seekord ka olemas rivitrummarid, me kibedasti harjutame. Eile õhtul olime kella 10 koos ja terve pühapäeva harjutame ja ega ma ei tea teile lubadusi anda. Ja ei mina tea, palju seda lavaliste rahvast tuleb, aga ma väga loodan, et kõik tulevad ainult ühel eesmärgil ja see on teha see meie väike lõigukene väga rõõmsaks ja toredaks. Mida ma tahan veel öelda, et see, et Tartu laulupidudel alati on puhkliorkestrid juurde saanud väljaandeid, noote. Oi, see rida läheb pikaks, ükskõik, kas ma ütlen siin peale saadun tagasi, Raimond Valge või Margus Kappeli kohtumistund või Ausse Ratten, Karl August Hermanni polka ja nii edasi, seekord on neid uusi lausa 5. Üks nendest, näiteks Andres Valkonen Väikene rahvas, väikene maa, on minu jaoks selles mõttes sümboolne, et pealkiri ise ütleb väga palju. Ja sümboolne on see, et meie laulupeel on selline pealkiri, sest aeg on tõesti selline, et me peame mõtlema vähem tülitsema ja vähem loosungeid ja rohkem armastust. Seesama ongi, nii lihtne ongi see elu ja ma arvan, et me keegi ei vaidle vastu, et mina arvan just nõndaviisi elas ja tegutses. Aitäh teile, tere tulemast kuulama. Aitab veel nii palju, et Marguse abil ja vahendusel on tellitud väga mitmed puhkpilliorkestri saatepartiid või puhkpilliorkestrite saated meie Mudilas ja poiste kooridele. Nii et ja saadete autoriks on siis Tõnis Kõrvits ja need on ja Peeter Saan samuti. Nii et see on ka nagu uus asi, see uus looming mõnes mõttes, mida tulevikus saavad orkestrid ja koorid koos kasutada. Ja üks moment, mis mul endal jäi ütlemata, on see, et uut loomingut, nii nagu, jälle võrdlus, nagu Tallinnas on väga palju tellitud, on ka Tartus helilooja Tauno Aints, kes täna hommikul mulle just helistas ja küsis, millal proov on ja kas ta võib tulla nõu andma veel või midagi. Ma ütlesin, võid tulla igal juhul, aga midagi enam muuta ei saa, sest ühed tema loo proovi ajaks on võib-olla 7 minutit ainult, et mis siin ära muuta. Aga tema siis kirjutas Leelo Tungla ka värskelt tellitud tekstile laulu Nüüd ühendkooridele. Ja ma usun, et sellest tuleb huvitav ettekanne. Ja Alo Ritsing on uue koorilaulu Mehed loonud Tartu laulupeole. Kanada noor väliseesti heliloo ja Riho Esko Maimets on loonud laulu Üles leida oma laul lastekoorile ja kammerorkestrile. Uudislooming jälle. Lastekoorile on teinegi, mitte spetsiaalselt Tartu jaoks tellitud laul, aga praktiliselt siin lauldakse ta tuntuks, ma arvan. See on lastekooridel laul Meie laul, millele siis Toomas Rulli laul ja Jaak Jürisson ja Toomas Rull said äsja valmis ka sümfooniaorkestri saate. Nii et see on ka, nii et uut on ka väga palju ja tõepoolest kõik orkestriseaded on uued. Aga nüüd võib-olla siit Siri Endre, palun, kas mõni sõna? Võib-olla pärast raamatu juures pikemalt veel, aga miks mitte ka praegu albumi tegemisest? Kas keegi juures olijatest lubaks mulle öelda?
kirjastaja on harjunud rääkima, et tal on raamat ligidal. Et ma vist alustan kõigepealt ka tänusõnadega. Kõige suurem tänu kuulub kahtlematult Miina Härmale. Ilma temata seda albumit ei oleks ja ma arvan, et ta jälgis selle albumi tegemist vähemalt. Tema vaimset kohalolu oli tunda. Siis ma ei tea, kui palju juures olijad teavad, aga albumi idee pärineb Riholt. Me tahtsime selle kirjutada ka impressiumisse, aga Riho ei lubanud, et ei maksa kirjutada. Ja nagu te teate, siis alati selliste suurte tööde valmimine on seotud igasuguste enam- ja vähempakkumiste konkursside korraldamisega ja seda ka Tiigi Seltsimaja tegi. Ja need on keerukad protseduurid, meie ka osalesime seal ja väga mitmesugustel põhjustel, nagu ma ütlesin, need on keerukad protseduurid, nende läbiviimine ja hinnapakkumised ja hindade ülevaatamised. Et juhtus nii, et albumi juurde me saime tegelikult asuda jaanuari lõpus, veebruarikuu alguses. Ja seda aega oli vähe ja kui meil ei oleks nii häid koostööpartnereid nagu Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Ene Kuljuse näol, valvsalt kõike jälgiva ja kõike lubava ning kõike kontrolliva on Tanel Veeremaa ehk direktori näol ja Risto Leiste näol. Ja kui meil ei oleks olnud, ma pean siia juurde kohe lisama, kui ei oleks olnud Riho, siis keda ma küll kohtasin esimest korda, kätlesime täna, aga telefoni teel ja meili teel väga palju ja Riho kohta peab ütlema, et küll ma sooviksin, et mul tulevikus raamatute tegemisel ja üldse elus oleks mõni nii hea juhendaja, nagu on Riho Leppoja, kes juhendab nii, et sa ei saagi aru, et ta juhendab, aga tegelikult oled juhendatud. Ja Teatri- ja Muusikamuuseumiga on meil koostöö olnud juba pikaaegne ja me oleme teinud väikese raamatu elanikusarjas Miina Härmast, see oli ka suureks abiks. Ütleme, et proua Kuljus, kes istub siin tõesti sõna otseses mõttes, tänapäeval küll toimub see elektroonilisel teel, aga tassis materjali kokku igast maanurgast, kust vähegi oli tuua. Läbi oli traalitud ka, ma vabandan seda sõnakasutust, Peterburi ja Kroonlinn ja kõik nii edasi. Ja loominguline kollektiiv selle albumi tegemisel üldse osales väga tihedalt albumi tegemisel 12 inimest. Ja toimus see nii, nagu just rääkis eelkõneleja Margus, et ei olnud pahandusi, vaid oli armastus. Ja tänu sellele me saimegi nii ilusasti hakkama selle lühikese ajaga. Album toob teile palju üllatusi. Ma ei hakka neid siinkohal ütlema, aga kui te loete, siis ühe siiski ma ütlen, ühe üllatuse ma ütlen. Näiteks avastasime meie, kindlasti teie hulgas on inimesi, kes seda teavad ja tunnevad juba seda fakti, aga Tuljaku, millal vahetus Tuljaku laulu sõnades mõisahärra prouagagi, Viru vanem kaasagagi. Et see on üks huvitav teema ja sellest saate teada, kui loete seda albumit. Ja palju muudki. Miks nüüd see album ei ole tavaline, on selles mõttes, toon teile ühe näite, et eile ühel täiesti teistsugusel koosolekul küsis üks inimene minu käest, et mis siis nüüd kirjastuse viimane raamat on ja ma ütlesin, et see on suur koostööprojekt koos Tiigi Seltsimaja, Tartu linnavalitsuse, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumiga ja meie kirjastuse vahel, mis laabus väga hästi, et see on album Miina Härmast, tema 150. sünniaastapäeva tähistamiseks. Ja siis see inimene ütles, et mida tore inimene ütles, album, see on ju lihtne teha, paned pildid sisse, mõned pildid suuremad, teised väiksemad, väiksed tekstid juurde, mõni laul ka. Ja mina kuulasin seda ja ütlesin, kahtlemata sul on õigus,
aga see album on teistsugune ja ma tahaksin ka teile öelda, miks. Et edaspidi võib see album olla ka ise allikaks. Nimelt on tegemist albumiga, kus on viited ja allmärkused. Nagu on teada, Miina Härmast raamat ilmus Artur Vahteri sulest 43 aastat tagasi, mis oli üks väga hea allikas. Ja eelmine raamat ilmus siis, kus olid 3 suurt daami, kõik, kellest kõigest kirjutati, see oli 38. aastal, oli nii, 34, vabandust. Ilmus ka seoses kõigi nende 3 daami, jäägu teile otsustada, kes olid need peale Miina Härmat nende suure sünnipäeva puhul. Ja need asjaolud võib-olla, et vaja oli sellist raamatut, mis oleks edaspidi allikas, seda me püüdsime kõigi koostööpartneritega teha. Siin saalis on lisaks meie toredale juhendajale, kes ise ei tea, et ta oli juhendaja, Rihole on ka 2 isikut, kelle nimed on nimetatud, aga kes tegid kroonika osa väga hästi ära ja võib-olla Riho tutvustab neid. Nii, jah, Valli Ilvik, kus sa oled? Näita ennast. Katrin Puur. Tööta see asi on kuulelisele mõned aastad veel puudu, ma ei jõudnud seda. Aga Katrin Puur. Siis Ene Kuljus kindlasti, keda nimetada. Oma väikse tagasihoidlikul moel ütleb, mis nüüd mina ja siis toob kogu aeg materjali juurde, leiab igalt poolt üles neid. Muidugi Riho Leppoja ise. Ja kuigi meil oli palju häid juhendajaid ja Teatri- ja Muusikamuuseum on meil igapäevane abistaja, sest me anname ju palju raamatuid välja ja me küsime tihti neilt nõu. Me arvasime, et oleks ka hea, kui kirjastaja ei teeks eksimusi ja siis kirjastaja palus endale konsultandiks Tart Lanno, keda te hästi tunnete, Laine Randjärve. Tema on ka märgitud siia kui kirjastaja konsultant ja ta on ka Tuljaku peatüki Tuljak enne ja nüüd kirjutaja. Siis Ene Üleoja kirjutas ju suurepärase alapeatüki Meie Miina ja neid nimesid võiks lugeda veel ja veel ja veel. Ja kuna see koostöö laabus nii hästi, siis ma usun, et me võime olla uhked selle albumi üle. Mina kui kirjastaja võiksin küll öelda seda, et mulle alati meeldib raamatuid teha, aga väga ei meeldi esitleda, ma ei tea millest. Oscar Wilde on kunagi öelnud, et ta on öelnud küll kirjaniku kohta, et kirjaniku asi on sulanduda raamatusse ja ise varjuda, võib-olla sellepärast. Aga kuna me asume laulupidude hällis Tartus ja see on ka minu ülikooli linn olnud, siis ma tunnen tõelist au ja uhkust koos teiega ja sellises auväärses seltskonnas esitleda albumit meie legendaarse Miina Härma auks, mälestuseks ja tema vaimu edasikandmiseks. Aitäh! Kristiinale anname natukese aja pärast sõna, kui hakkab meie üks järgmine etapp tänasest koosviibimisest olemisest. Aga võib-olla Alu Põldmäe ütleb meile, mis täna meil veel oodata on Maarja kirikus. Aitäh! Lugupeetud koosviibijad, mul on suur au siin osaleda Tartu laulupeol, Klaveri muuseumi egiidi all ja tegelikult sellesama näituse koostamise ajal ma avastasin või olen avastamas klaveri jäävuse seadust ja selle jäävuse seaduse avastasin ma laulupeo tegelaste klaverite kaudu. Nii et täna ongi võimalik kell 7 õhtul Maarja kirikus näha päris mitmeid Tartu ja Tartumaaga seotud heliloete, dirigentide ja teiste tegelaste
klavereid, üks on ka harmoonium, on David Otto Wirkhausi harmoonium, mis on siin olnud tõesti kaua aega kultuurikandjaks Väärveres ja praegu Kõrvekülaski tegutsemas. Ja nii et klaveri jäävuse seaduse ma veel ei ole lõpuni avastanud, aga mikspärast seda väljendit ma kasutan klaveri jäävuse seadus, sest tänapäeva heliloojad loovad oma teoseid kasutades süntesaatoreid ja kompuutereid, kasutades mitmesuguseid programme ja ei kasutatagi klaverit võib-olla mitte iga kord, aga tegelikult tullakse ju klaveri juurde alati tagasi ja kui me vaatame enne, mis toimus ja mis toimub nüüd, mis on ju juhtlause sellel Tartu laulupeol, siis enne olid suured kuulsused Tobias, Tubin, Härma, Lätte ja Simm, Tartust pärit heliloojad, nemad ju tegid kõik oma tähtsamad laulupeoteosed ju klaveri juures, kasutades klaverit kui igapäevast sõpra, igapäevast sellist nii-öelda abivahendit. Aga on vaja selle juurde tagasi tulla, on vaja meenutada, on vaja kuskil jäädvustada seda, et missugused teosed, missuguse klaveriga on seotud ja täna on see võimalus olemas Maarja kirikus, küll 7 avame selle näituse. Ma tänan siin väga Riho Leppoja, kes kohe haakus, nii kui see jutt tuli, kohe, et see on ju väga hea, see haakub Maarja kirikuga ja Maarja kirik väga toredasti tuli vastu. Aitäh Maarja kiriku kogudusele ja ma tänan väga kõiki, kes sellise omamoodi hullumeelse ideega kaasa tulid, sest klaver on teatavasti päris raske pill ja neid sinna vedada on omamoodi keeruline. Tartu linn toetab siin, suur tänu, et saame juba oleme kohale saanud pillid. Kuidas tagasi saab, selle veel täpselt ei tea. Aga igatahes mul on väga suur hea meel, et läbi nende klaverite ja ka ühe harmooniumi Tartu esimene laulupidu ja ka teised järgnevad laulupeod oma kuulsate lauludega nagu Eks teie tea või Mulgi maale või siis Varas ja palju teisi on seal läbi käinud nendest klaveritest. Nii et külastage palun seda näitust. Nii et ma olen tänulik, et mul on võimalik koostööd teha sellise toreda seltskonnaga. Aitäh! Ütlen nii palju ainult, et minul on ka isiklikult olnud tore koostöö Alo Põldmäega, sest ka minu klaver, õigemini minu poja klaver on olnud ühel näitusel ja see klaver kuulus kunagi Miina Härma gümnaasiumi teisele direktorile, oli see Juhan Tork või? Jah, täpselt, jah. Jah, nii et tema klaver on juhtunud jälle nüüd, on nüüd meie pere valduses. Aga palume nüüd siia jällegi Karmen Puis ja Jaanika Rand Sirp. Thank you.
aitäh muidugi lauljatele, aga Jaan, palun. See, mis ütles austatud kohalolijad, ma ei tõsta kedagi edasi, Eesti Vabariigi kodanikud, suure algustähega, kes austate Eesti kultuuri. See, mis linnapea ütles, on õige. Ma tulin nendelt radadelt, kui 1917, 1929 austusväärne Miina Arma käis õpetamas noori tüdrukuid ja andis meile Eesti vaimu ja Eesti kultuuri alast õpetust. 1869 Miina Arma oli siis väike, aga mina olin juba suurem. Ja mina siis nagu toon selle vaimu siia. Ja kuna Virgi Roode ei saanud seda filmida, eks ole, siin on see lugupeetud Ele, kes kasvatab ka praegust inimesi suure algustähega, Eesti inimesi. Ja siis, kuna siit seal ei olnud, siis ma toon siit sinule, annan pidulikult üle praeguse aja noorsoo kasvatuse ajalehe ja võta see omaks ja täname sind selle pool ja täname ka praeguse aja tublisid eestlast kasvatavad Enet. Elame veel, elagu Eesti! Elagu! Ole sa õnnistatud kõrgest soost härra! Sulle ka tänu ja oma õnne. Nii, kui ma ei näe, et küsimusi on, me vist rääkisime nii pikalt kõik juba ära. Kui on, siis olge lahked. Kui ei, siis näete siin teist paremal on üks väga vahva näitus üles pandud ja annaksin sõna Kristiinale, kes räägib siis sellest tema enda koostatud näitusest. Tere siis ka minu poolt, head kokku tulnud, head Laulupeomuuseumi sõbrad. Mõte selline näitus koostada pealkirjaga Tartu laulupeo paigad läbi aegade tuli mul tegelikult siis eelmise laulupeo ajal, Tartu laulupeo ajal, kui sai tehtud ka fotonäitus Eesti Vabariigi eelmise iseseisvusperioodi toimunud laulupidudest Tamme staadionil. Ja tegemist on ju tegelikult kohalike laulupidudega, kuid läbi töötades siis ajakirjandust ja kirjandust sai üpris ruttu selgeks, et tegelikult oli tegu rohkema kui ühe maakondliku peoga. Nimelt võis siis Postimehe veergudel, mille peatoimetajad tollal oli teatavasti Jaan Tõnisson, väga tihti lugeda seda, kuidas pealinnast on tulnud väga palju nurinat sellel teemal, et kas siis Tartu kui laulupidude sünnilinna nüüd haaramas siis taaskord siis võimu Tallinna üle ja seadmas oma laulupidusid siis üldlaulupidude kõrvale. Nii et 20. ja 30. oli siis väga suur poleemika seoses Tartumaa laulupidudega, mis olid väga-väga osavõtjate rohked, koguni 25 000 osalejat arvati siis just 30. aasta peost osavõtjaid siis kokku loendatud, nii publik kui esinejad kokku. Et see number hakkas juba sinna üldlaulupeo kanti kiskuma, et tartlased said päris korraliku peapesu siis selle eest. Et need peod toimusid sarnaselt siis suurte pidude eel ja läbi viiaks oli siis Eesti Lauljate Liidu Tartu osakond ning käis ikkagi ka väga palju läbi seda mõtet, et miks on siis peod läinud ära Tallinnasse, miks ei peeta pidusid pidude sünnilinnas ja ristiti need siis, ütleme siis Tallinna ringkondade poolt kontrabandi laulupidudeks. Nii et laulurahvas ei olnud Tartu tunnustanud. Aga käesolev näitus siis on hoopiski pikema
haardega alates siis esimesest laulupeost kuni siis tänase päevani välja. Ja on ta siis fotonäitusena niimoodi trükitud ja kohati muidugi tundus nii, nagu iga näituse koostajale tundub, et seda ruumi on liiga vähe, see materjal on niivõrd huvitav, tahaks ikkagi veel ja veel seda teemat avada, kuid minu eesmärk oli ka see natukene materjali kokku pressida siis selle mõttega, et see näitus saaks minna rändama koolidesse, raamatukogudesse, et Tartu kui üldlaulupidude sünnilingu esimeste laulupidude toimumiskoht, aga ka paljude laulupeo traditsioonide, ütleme siis sünnikodu, poistekooride laulupidu, üliõpilaslaulupidu, see on nagu selline tuntumad laulupeod, aga ka näiteks Eesti esimene vaimulik laulupidu toimus 1929. aastal just Tartus. Jah, muidugi, oli see niimoodi. Vaimulike laul oli, ma ütlesin küll Jansenile, et vaimulike laul peab rohkem olema kui ilmalike, aga tema tegi ikkagi nii, et oli pooleks. No on ikka küll ja sellest me ei räägi praegu. Ja, et 29. aastal siis Tartus esimene vaimulik laulupidu ja ka siit läks siis see traditsioon lahti. Nii et selline ülevaate näitus, fotosid kõikidest muuseumitest, arhiividest, aga ka erakollektsionääride käest, keda ma väga tahaksin ka siinkohal tegelikult tänada. Kõige rohkem aitas mind oma väga suurest fotokogust ja oma suure teadmiste pagasiga Kalju Leib. Fotokogu mulle pautas oli Ants Linnar. Nii, ja kolmas on märksa noorem mees, kes on teinud suurepäraseid ilusaid aerofotosid tänapäeva laulukaarest ja lauluväljakust, on Martin Raju. Näituse vaatuks kuni aasta lõpuni, aga ühtlasi teen ka reklaami meil järgmisele näitusele, mis saab siis meil üles pandud siin juulikuus, 9. juulil avame näituse tantsupidude 80-aastase pikkusest ajaloost. Ja eelnevalt see näitus on siis tantsuväljakul. Nii et olete ikkagi külla teile oodatud. Aitäh! Ma ei tea, kuidas me teeme, võib-olla on aeg natuke selga sirutada, enne kui me asume albumi põhjalikumale tutvustamisele, kus ma loodan, et Ene Kuljus sõna võtab ja ärge siis ära minge, aga praegu on ettepanek seda näitust vaadata, natukene sirutada ja siis uuesti koguneda tagasi. Üks asi, mina tahtsin Riho Leppoja ja Tiigi Seltsimaja nime tänada selle maja toredaid inimesi, Katrin Väljat ja Kristiina Tael. Me jääme neid koosolekuid väga igatsema. Nii et vaatame näitust vahepeal ja siis. Seal näitused käiks vaja.
siia ette Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi direktori Tanel Veeremaa. Tervist kõik kohalviibijad. Kui Sirje Endre ütles ennem, et talle meeldib raamatuid teha ja mitte nii väga neid tutvustada, siis muuseumijuhina ma tahan ka öelda, et mulle meeldib, kui muuseum räägib iseenda eest, oma näituste, oma ekspositsiooni, oma ürituste ja ka oma siis erinevate trükiste kaudu ja mitte ei käi direktor ukselt uksele rääkimas, kui tore muuseum meil on. Aga tõesti selle albumiga ma võtan ka enda kätte. Et selle albumiga, nii nagu juba Riho siin eespool ütles ja ka Sirje mainis, et minu kokkupuude on nii palju, et tõesti allkirjastada erinevaid pabereid ja dokumente, vahetada mõned meilid ja aeg-ajalt kõrvalukse pealt siis muusikaosakonnas käies näha, et meie inimesed selle albumiga tegelevad igapäevaselt. Aga kui muuseumist rääkida ja muuseumi rollist siin, siis kui ühel muuseumil on 4 peamist tegevusülesannet, see on kogumine, säilitamine, uurimine ja vahendamine, siis muuseumijuhina on mul väga hea meel, kui taoliste trükiste näol on tegelikult tegeletud muuseumis teadustööga, ehk siis see, mis leidub meie kogudes, on läbi uuritud, selle albumi näol siis mitte ainult meie kogudes, vaid ka väljaspool meie maja erinevad arhiivimaterjalid ja vahendustöö siis selle kaudu, et kõik need asjad on kaane vahele saanud ja on inimestele kättesaadavad, sest tegelikult kuigi meie majas käib väga palju uurijaid, siis tegelikkuses on muuseumide arhiivid ja muuseumide kogud ikkagi suurele osale inimestele kättesaamatud ja silma alt ära. Et sellepärast ma tõesti tahan tänada väga loomulikult Riho Leppojat, et ta on selle algatuse võtnud ja et ta on usaldanud siis selle albumi kokkupanemise meie muuseumisse. Siis tahan tänada Sirje Endret, kes on, nagu ta juba ka mainis, aidanud meid väga paljude erinevate trükiste juures ja ka selle albumi juures väga palju. Loomulikult kõiki teisi kaasautoreid ja eriti tahan ma loomulikult tänada ikka meie oma maja inimesi ehk muusikaosakonnas siis Ene Kuljust ja Risto Lehistet, kes on siis meie majas tõesti väga suure töö ära teinud. Ja siinkohal ma annaksingi siis sõna edasi. Ma arvan, et Enele. Ene, ole lahke, aga ma tean, et meie linnapea Urmas Klaas peab ära minema ja ma arvan, et te kõik olete nõus, et me kingime linnapea Urmas Klaasile ühe albumi. Loomulikult unustasin ühe väga tähtsa osa ära, et tahtsin tänada loomulikult Tartu linna, kes on aidanud selle albumi valmimisega. Olge lahked, Sirje ja Ene nüüd. Ene alustab. Jah, ega siin kerge ei ole teie ees olla, sellepärast et ma olen Miina Härmaga ju tegelenud paaril korral ja esimene oli see Hulku ja Miina, kus me avaldasime siis Miina Härma kirjad Aino Tammele. Ja ma küll ei kujutanud ette, et tundes seda materjali päris hästi juba, saab sellest ka album ükskord. See on praegu ka juba natukene ootamatu, aga 2 ülemust leppisid kokku, Risto ja Riho. Ega Risto mulle väga ei julenud seda rääkidagi, aga siis ma ikka nägin, et ta ikka praeb ja siis ta ikka lõpuks ütles, et kuule, et nüüd me oleme kokku leppinud ja nüüd tuleb hakata tegema. Ja mina olen kuulekas inimene ja nii ma siis hakkasingi tegema. Mul üle jäi. Aga Miina Härma on mulle muidugi väga armas. Nii koorijuhina, nii heliloojana, muusikuna ja kõik muud tegevusalad. Ja kõik, et ta nendes asjades ka esimene oli ja esimene
tegelane, siis see oli muidugi ikkagi suur mõju ja kui sa sellises kohas töötad, siis sul on ka mingisugune kohusetunne, et see ajalugu ta jääks ja et oleks võimalik seda ka raamatust vaadata. Et sellepärast ta siis siin on. Ja sai siis mõeldud Miina Härma peale tema eluperioode kuidagi jaotades ja meie muuseumi materjalide seas on siiski päris põnevaid asju, mida ma tegin avastusi mitte ainult Miina Härma, vaid ka Aino Tamme fondi uurides, siis veel Hans Kann, Helmi Kann ja Salme Kann, kes on sellised huvitavad nimed, keda Tartu linn peaks tundma ja Tartu ajalugu. Ja kuigi ma olen varsti peaaegu 20 aastat seal majas töötanud, oli see Kannide suguseltsi arhiiv mulle ka avastuseks, sest ma ei ole seda ise inventeerinud ja eks ma siis sellega õigustan oma teadmatust ka. Nii et niisugused arhiivid, mida ma uurisin ja siis oli veel üks periood, mis oli ikka praktiliselt katmata, oli see Kroonlinna periood, millest tõesti kuskilt sa kinni hakata ei saa, materjali ei ole, fotosid ei ole ja suureks abiks oli siis ERMi fond, kus saime siis fotosid ja mõned mälestused, mis on siis kirjutanud siin keegi Kink oli üks naisterahvas, kes oli siis kirjutanud Kroonlinna ajast ja veel mis see oli. Need on need mälestused sellest raamatust Koduteos, mis on välja antud 1934. Neid oli päris mitu, Roni Mois oli üks nimi ja kes oli kooli juhataja ja siis muidugi Eesti Kirjandusmuuseum, kus ma istusin ka ja uurisin Johan Mattias Eiseni arhiivi, mis on sealt, see veel jäigi mul hinge peale, et seda ma veel uuriksin lausa. Ja seal on siis 2 fondi, nii Miina Herman kui ka Miina Härma, nii et nemad on kuidagi jaganud selle fondi nagu 2. Ja nii ta siis tuli. Kui ma seal midagi kokku pannud, siis hakkas tegelema Sirje Endre ja päästis olukorra. Tegelikult oli asi sellest, et ma tegin ettepaneku, kuigi me oleme palju koostööd teinud proua Kuljusega ka ja üldse muuseumiga ja Ristoga ja et saame kirjastuses kokku ja otsustame, mis raamat sellest peab tulema. Sest Riho Leppoja oli andnud meile, ma ei saa kasutada sõna korraldus, aga lepingus oli see kirjas, et peab tulema väga väärikas album Miina Härma 150. aastapäeva, sünni aastapäeva tähistab. Ja kui me kokku saime, siis me olime kõik pisut nõutud, vaatasime üksteisele otsa, sest aega oli vähe, aga tegime kindlameelse otsuse, et album saab valmis, album esitletakse Tartus 30. mail, ma ise olen muuseas kohutavalt ebausklik. Siis ma mõtlesin, et kui me seda siis otsustasime, et ei tea, mis see tähendab, tavaliselt me esitluse päeva määrame siis, kui on raamat trükikotta läinud, aga meil oli Riho selja taga ja midagi ei olnud teha, nii et ja siis läks töö käima ja tõesti proua Ene on suurepärane arhiivis töötaja ja ka pärast märkuste tegija, et kui meie seal midagi natukene viltu panime ja Risto muidugi ka, siis näiteks ajalehti ja neid, nagu ma ütlesin, et allmärkustega album, mis Eestis on vist üsna tavatu, vist mulle tundub. Et Risto vaatas ju veel selle digiarhiivi üle ja meie kirjastuses veel Tarmo Tilsen vaatas veel pärast Ristot üle, nii et mitmekordne kontroll. Täna ma tahaksin veel tänada kindlasti ühte isikut, kes on koha peal, on meie noor toimetaja Liine Jänes. Tõuse püsti ja näita ennast. Liine tegi selle esimese töö ja ta tegi selle nime loetelu aluse. Ja siis kindlasti väga suur tänu kuulub Andres Talile. Andres Tali, me andsime talle siis selle käsikirja üle.
ja fotod üle, mis olid suurepäraselt muuseumi poolt ette valmistatud. ja Andres Tali ütles, et aega on kole vähe. Kas me jõuame valmis? Ja vastas ise, jõuame. Nii et kedagi ma tahtsin nüüd veel nagu tänada, keda me peaksime veel praegu tänama? Tuleb meelde Tartu kõrgemat kunstikooli. Albumis on sees juba üks üllatus. Viimsel hetkel saime me teada tänu ühele Tartu kõrgema kunstikooli õppejõule, et valmimas on mingis erilises tehnikas tehtud maal Miina Härma kodukoolile, mis kannab pealkirja Miina. Ja selle maali me saime siis tänu fotograaf Malev Toomile pildistatud ja see on raamatus sees ja huvitav oleks seda kooli seinal muidugi näha, et kuidas ta välja näeb, aga tuleb veel sul midagi meelde? Mul tuleb meelde see, et mul tuli kohe see mõte, et üks peatükk peab olema Tartust ja oma sõprade leppojadega ma olen nagu kaasa elanud nende tegevusele siin Tartus ja nende Miina Härma kooli üritustele, etendustele ja alati mõelnud, et nad on ikka väga tublid ja see kuidagi peab saama ära märgitud seal ja mul on sellest tõsiselt hea meel, et see on seal raamatus sees ja ma sain ka ükskord näidata, et ma ikka tõesti neid väga austan nii mõlemat, nii sind kui Kadri. Et see tegevus, mis te siin Tartus teete, et see on tegelikult väga, väga suur. Ja veel tänan Sirjet selle eest, et ta pani sinna selle Tuljaku analüüsi. Ma olen koolis omal ajal teinud neid koorilaulude analüüse, mis minu meelest olid jumalast igavad. Sai neid takte seal loetud ja häälepartiisid vaadatud, kuidas nad liiguvad ja mismoodi ja mitu takti niipidi ja mitu takti naapidi ja siis ma mõtlesin, milleks seda vaja on. Ja kui ma nüüd eile seda albumit vaatasin, siis tegelikult oli see väga hea idee ja see nagu annab sellele terviku mõtte, et Miina Härma see kõige kuulsam laul, mida me kõik seal laululaval alati laulame, nii palju kui mina mäletan Ants Üloja juhatusel, siis ta kuidagi hakkab elama teistmoodi just nendes analüüsides, mis sealt välja on toodud. Et minu meelest see sobib sinna hästi. Ja tänan ka Tartu linna, et te olemas olete laulupeo hällina ja viite seda niimoodi edasi, nagu te praegu olete siin planeerinud, mis ma siin täna kõik kuulsin, et ma hoiaks 2 käega pead kinni. Peaks tulema Tartusse nädalaks ajaks elama ja et kõigest sellest osa saada, mis siin toimuma hakkab. Aitäh kõigile! Tartus on tõesti eriline tunne olla. Ise ma elasin siin 7 aastat, 2 aastat pärast ülikooli veel. Ja mul oli väga hea meel, et lõpuks ikka Rivo usaldas meile selle ja Tartu linnavalitsus meile selle albumi tegemise. Ja täna, kui ma siin olen, kui me sõitsime juba Tartu linna sisse, siis ma teadsin, et kuskil on muuseumi auto nende Miina Härma albumitega. Et uskuge mind, eriline tunne. Ma mõnikord lähen küll liiga emotsionaalseks, kuigi ma ütlen, et kirjastaja peab varjus olema. Aga eriline tunne ja teie sellele suurele laulupeole, mis kestab kaua aega ja täna ametlikult algas, saan ma nii aru. Sellele palju õnne, õnnestumisi ja et me kõik koos oleksime ja nii nagu Margus ütles siit laua tagant, et ei oleks pahameelt, vaid ainult armastus. Kõike head! Mina tahaksin ühte inimest veel tänada, enne kui me ka mitmetele teie hulgast raamatut kingime ja neid kinkimisi tuleb kindlasti veel, et kes seda raamatut täna ei saa, saab, ma arvan, et mõni teine kord, nii on natuke mõeldud seda asja.
aga siin videokaamera taga on üks mees, Mart Lilleleht, ja mida tema tegi? Vaadake, kui te raamatu tagakaane lahti võtate, siin on üks DVD-plaat. Ja see DVD-plaat on Mardi salvestatud, kokku miksitud, tema vahendas ka, Andres Tali muidugi kujundas selle DVD ära ja saatis meile ja Mart siis suhtles edasi, viis selle tootja, kuidas öelda, tiražeerimisfirmaga. Ja teate, millal see album salvestatud on? See on salvestatud täpselt, või see DVD on salvestatud täpselt Miina Härma 150. sünniaastapäeval Vanemuise kontserdimajas ja ma näen siin Vaike Uibopuu võib selle DVD peal ennast juhatamas näha, Alo Ritsing, endalgi on au seal juhatada, kas keegi veel? Võib-olla ei näe kõiki. Nii et see on siis niisugune lisaväärtus sellele albumile. Ja kusagil on selle kontserdikava ja kui näete, siin on üks QR-kood. Ma sain ka siis teada, mis selle koodi nimi on. Et QR-kood ja näete, kui nüüd Maris siia suunab oma selle nutitelefoni, siis avaneb see kontsert täies ulatuses ja tema saab siis seda vaadata. Tuligi või? Juba tuli, näete. Et tehnika ime. Kas kuulda ka on? Võtab aega, aga ühesõnaga. Ja selle QR-koodi genereeris ka siis Mart. Nii et suur tänu Mardile, aplaus. Nagu kombeks on, et ikkagi tuleb seda albumit natukene kinkida ka. Ja ega ma ütlen veel, et Tiigi Seltsimäel küll ei ole mingit eesmärki selle albumiga mingit tulu teeniga, kuigi ta on müügis ja mingi osa läks ka Rahvaraamatusse ja Apollo kettidesse läks siis müüki, aga ta on ikkagi niisugune kultuuri ajalooline väärtus. See ei ole, siin on ikkagi muud väärtused, mitte eesmärk teenida raha asutusele või linnale. Kaugeltki mitte. Aga nüüd siis meie head autorid, et sellepärast see album peab kõigub niimoodi, et tema ei seisa otse, kuna see plaat on seal vahel ja ei ole päris tasakaalus. Nüüd Ene Kuljus, palun. Põhikoostajatel on ette nähtud 2 albumit, see on niisugune traditsioon. Sirje Endre. Risto Lehiste albumid on seal all ootamas ja need me anname teile kaasa, aga me praegu neid siis ei hakka teile üle andma, et läheb teil pakk liiga raskeks. Valli Ilvik. Katrin Puur. Nüüd siis lähme edasi. Ene Üleojat praegu ei ole. Kas võtate kaasa või? Jah, aga siis me pärast räägime, kuidas ja mis. Laine Randjärv. Ennast ei ole, aga anname siis raamatu Liinele üle. Nii, Tartu laulupeo või Andres Talile me anname ka 2 autori eksemplari, et palun pärast siis
alt või siit, siis võtame kaasa need asjad. Andrus Tali siis raamatu kunstnik, nagu juba Sirje tutvustas. Astrid Hallik, Tartu laulupeo lavastaja. Omalt poolt tahan öelda Ene Kullusele aitäh, sest tema kaudu tänu Teatri Muusikamuuseumile on ka vahetekstides kasutatud väga palju Miinast, nii et aitäh. Alo Põldmeele soovime ka ühe albumi kinkida. Ma ütleks ka väikse märkuse, et ma unustasin öelda, et Miina Härmaga seotud on üks väga tore klaver siinsamas näitusel Maarja kirikus ja selle juures on tema loonud aastal 1900 kuni 1902 Muruõide tütre. Näed siis, jah. Kristiina Tael. Ja eraldi üks eksemplar Tartu laulupeo muuseum. Aitäh, kulub ära. Tartu kultuurijuhid, Marianne Menning, kultuuriosakonna juhataja. Ja kultuuriteenistuse juht Külli Aleksanderson. Kas ma annan või viime ise kunagi? Jah. Miina Härma gümnaasiumi direktor Ene Tanberg. Miina Härma gümnaasiumi raamatukogu juhataja Helgi Rootslane. Ja gümnaasiumi raamatukogule on eraldi veel ka siis ette nähtud raamatud üle anda. Teatri Muusikamuuseumi direktor Tanel Veremaa. Ja muidugi muuseumile meie poolt veel üks sümboolne eksemplar eraldi. Nii. Nüüd meie legendaarsed koorijuhid Uno Uiga. Vaike Uibogu. Alo Ritsing. No jah, peab hoolega lugema. Tartu kultuurirahvale ja ka siin olijatele kindlasti antakse neid albumeid üle, aga võib-olla teistel üritustel. Et see on siis niisugune, aga ma veel loen korra üle. Nii. On kõik. Minu hea abiline laulupeol Maris Peebo, nii et hästi palju on temast abi laulupeo ettevalmistamisel. Nii et ma tänan praegu kõiki ja kas Katrinil ja Kristiinal on nüüd aeg juhatada järgmine asi sisse. Minu poolt praegu kõik, aitäh, tänan tähelepanu eest. Laimu ja kuidas me ajakavast küsisime, või püüval pole kuskil küsinud, aga see pole enam üldse oluline. Ja nüüd siis selle kõige meeldivam osa juurde ehk Tartu laulupeo
juubelitorti siis lahti lõikama, palun kõiki siis järgmisesse ruumi ja kus ühtlasi saab siis külastada ka muuseumit, kui on nii-öelda soovi ja kes pole täiesti juhuslikult selles seltskonnas veel meie muuseumit külastanud, nii et kõik, kogu maja teie päralt, nii et olge head, tundke ennast nagu kodus. Mina ka raamatut ei saanud, aga kas neid saab osta või? Kas teile erandi äkki mingi või? Tähendab, vaat ma kogu aeg mul kripeldas enne ja ma enne just leppisin kokku, aga kuna nimekirja ei pannud, ma ei valeta, pastor Villi Kerode, et me enne Marisega seal rääkisime ja kindlasti anname ka pastor Villi Kerodele, aga mul ei olnud pastakaid käes, ma ei pannud kirja ja nüüd ma tõesti kingin selle raamatu. Aitäh! 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 No tõepoolest, minul on ka üks lugu meeles, kuidas ikka siis Miina tuli, eks ole, minu juurde ja Jansoni tütar ka kaasas, et vaja kontsert teha Maarja kirikus. Ja no muidugi, nagu nad ikka käisid mul kogu aeg seal. Aga kontsert vaja teha ja no seekord ma ütlesin, no ei saa, no seekord ei saa. Ja läksid, tegid siis, kui ma ei eksi, kas Jaani kirikus ja mõtle, 200 rubla teenisid selle kontserti pealt. Võt siuke tüdruk, tubli tüdruk, jah. Aga tõepoolest, mina nüüd julgen küll väita, et see on nii põhjalik raamat, vähemalt selle esitluse põhjal, mis me kuulnud siin olema. Ma usun, et teised julgevad nõustuda minuga. Et oma õnnistuse ma annan sellele raamatule ja ma usun, et te kindlasti müüte ka seda raamatut, sest et see on väärtus, mis jääb kestma väga pikaks ajaks. Ja kindlasti kõiki lugusid mina ka ei tea, et on mulle ka üllatus. Aitäh, aitäh raamatust! Seal on